No nii, tervist, et mul on siin üks S8-line, et see on väga pikalt mul siin olnud. Maikuus eest toodi, praegult on juba september, et räägin lähemalt, mis siis viga oli auto. Et miks ta nii kaua mul siin oli ja miks see töö nii kaua aega võttis. Aga lähme vaatama kõigepealt vana mootorit. Siin on siis vana mootor. Siin on üks pool plokikant maha võetud. Üks keps on välja võetud koos volliga. Et siin 8. silindri kepsusaale oli läinud ja hakkas kolisema. Toodi auto mulle, et ma korda teeks selle. Võtsin siis mootori maha, hakkasin vaatama. Esimene asi, mis ma leidsin kohe, on siin on mootori tähed. ABZ on siin kirjas. Et on A8 mootori tähed. Hakkasin edasi uurima siis ja võtsin klapikambri kaaned maha, et vaadata, kas äkki on plokk ainult A8 oma. Et vaadata, et nukad on S8 omad äkki. Aga klapikambri kaaned võtsin maha ja vaatasid sealt vastu A8 nukad ikka. Ja siis sai kliendiga räägitud, et seal on vale mootor vahel üldse. Aga seda S8 mootorit on väga keeruline leida. Ja siis sai otsustatud, et teeme selle A8 mootori korda. Et klient otsis uue ventvõlli ja isegi 8 kepsu tõi, et nii palju poleks vaja olnud ja uue õlipumba. Hakkasin siis juba kokku panema, aga siis järsku klient andis teadna, et leidis õige S8 mootori. Tuli mootor kohale, siis vaatasin järgi, et ongi S8. Et siin AHC on siis mootori tähed. Ja panin mootori peale. Korra käis ilusti ja siis ei käinud enam jälle ja hakkasin edasi uurima, mis on. Ja jõudsin järeldusele, et siin on mootori vahetuse käigus ka A8 pihustit pandud. Ja leidsin õiged S8 pihustid. Siin on veel vaakumiga pihustid nüüd. Et pihusti enda küljes on vaakum. Siin oli see solenodi juhe rippus, et see oli lahti jäetud nipukaga, ega kuskil kinni tõmmatud. Leidsin õiged pihustid, tulid kohale, hakkasin peale panema, aga noh, ei sobi jälle. Talumine pihusti ots on jämedam, kui on A8 pihustil. Noh, tegelikult neid oli variante, et A8-le pandi ka neid jämeda otsaga pihusteid. Et siis sai hakatud kollektorit otsima, sisse laske. Ja õnneks sellega väga palju aega ei kulunud, et Tartus on üks heas mõttes hull mees, kes sõidab põrnikega selle S8 mootoriga. Tal juhuslikult oli neid suure pesaga sisse laske kollektorit üks üle, et ta kasutab ise väikse pesaga kollektorit. Ja siis täna saigi kokku pandud see. Sai taastatud veel see pihustite vaakum süsteemi osa. Ja nüüd see auto sõidab, töötab. Erinevus on veel S8 mootoril A8-st, et tal õhulugeja on teine. Seda ma kontrollisin. See on S8 oma jäetud. Mootori aju on siis teine. Seda ei saa A8 oma panna, siis ei hakka käigukast tööle. Et siis tuleb käigukast ära vahetada ja käigukastil on teine ülekanne. Siis tuleb tagatiifri ka ära vahetada. Et kui te kunagi peaksite minema ostma seda S8 endale, siis vaadake siin juhi pool külje peal on need
mootori tähed. Et tünga ei saaks. Vot, aga panen siis korra käima ka, vaatame, mis sealt teeb.